Kuues käik. Ja tervist head sõbrad, käes on 25. jaanuar, läbi on Monte Carlo ralli, Oliver Solberg on uus Monte Carlo kuningas ja eetris on saade Kuues käik, et kogu see pöörane nädalavahetus kuidagi kokku võtta. Minu nimi on Kaspar Ruus ja kui meil siin saatejuhid vahetuvad, siis üks inimene on kogu aeg olemas, ka stuudioteel või Rakverest, Roland Poom. Alati, tervist, alati kohal. Pole hetke, kui ma kohal ei ole vist. Ma enne mõtlesin, et kuidas siin nagu tutvustada, et mitu eesliidet sulle panna, lõpuks mõtlesin, et piisav nimest, kõik teevad. Muidugi, vahet ei ole. Ei ole tähtis, kes ma olen. Peaasi, et mingit juttu välja tuleb. Ja peaasi, et ma ei pea jälle muretsema, et kas Teamsist heli käib läbi. ja just täpselt. Kuna me teeme ikkagi nii palju vähem saateid hetkelises formaadis vähemalt, siis ma proovin ikkagi iga kord olla kohal. Annan parima. Väga hea. Mul on käes stuudios olla, ma ei ole siia ammu sattunud. Kuule, ma tahtsin just öelda, et kõige suurem muutus sinu jaoks see aeg on see, et sa ei ole praegu Montes. No Jaani jälle, tegelikult see on tema see on Jaani ralli või? See on Jaani ralli on teha. Aga meid ei olnud seal, võib nii öelda. Et kes sai aru siis, vähem saateid natuke ja neljapäevasel saatel ei olnud meil otse lülitust koha peal, nii et väiksed muudatused, aga mine tea, elu on muutusi täis, et kõik võib muutuda. Muidugi oleks võinud Jaanile ju Jõelähtmele saab ikka kõne teha. Aga vaata, tegelikult on huvitav lugu see, et kohe lähme muidugi ralli juurde, aga hetkel veel Robert Jürgenson on MM-punkti peal, et tegelikult võib öelda küll, et suures klassis eestlasi pole, aga kurat punkte võtavad ikka. See on kõva. Hakkame siis kuidagi pihta. Täiesti üliäge, ülikihvt Monte Carlo ralli on kõike juhtunud, nagu siin ma ei mäleta, kes ütles, et see on põhimõtteliselt viimase 10-15 aasta kõige raskem Monte Carlo ralli. Oliver Solberg, ajaloo noorim Monte Carlo ralli võitja, Matteo Fontana, ilmselt praegu maailma kuulsaim ralli 3 sõitja. Täiesti haige. Robert Jürgenson, Johan Rossell, ülikõvad ralli 2 sõitjad. Et hakkab seda kuidagi pundart nii-öelda avama. Läheme ikka Solbergi. Läheme kohe Solbergi. Seda ei ole võimalik. Teine katse sai liidriks. Täpselt, ma ei mäletagi täpselt, mis katsel see Rally Estonial juhtus, aga see oli ka suht kohe alguses. Ja kui Rally Estonial ma mõtlesin veel, ütleme, kuni laupäeva õhtuni, et huvitav, millal ta ära käkerdab. Et see ei saa ju lõpuni kesta. Siin ma seda austades enam isegi mõelnud, see tundus kuidagi nii tuttav. Tõsi, see oli veel suurem üllatus, arvestades tegu Montega ja arvestades, et Ogier oli stardis. Tõsi, Solberg oli paaril korral päris lähedal, nagu teile ütles korra, et Ingel oli temaga, aga võidis ära 51,8 sekundit Elfyn Evansile, 2.02,2 Sebastien Ogier'le. No täiesti raju, võtamegi kas või selle SS2 ette, et ma arvan, see olukord, kus me oleks näinud, et Oliver Solberg võib-olla paneb, ma ei tea, Padonile ja Munsterim mingi poole minutiga per katse, täiesti reaalne. Ma arvan, et kõik arvasid, et vabalt pole mingit küsimust. Või võidab Elfyn Evansit seal, ma ei tea, 10-20 sekundiga per katse. No ei ole ka ebareaalne. Aga see, et ta võtab ikkagi kõikide ees lihtsalt, kõikide ees ja valitsev võitja, Monte Carlo kuningas Sebastien Ogier lihtsalt ühel hetkel sisuliselt tõstab palge lippu üles, ütleb, et ma ei saa, Ei, tujutu. Täiesti. Ja ta oli nagu nii löödud, minu meelest oligi see esimene päev, kui ta oli nii löödud, et ütles, et tema ei saa nende reffidega sõita, see oli mingi esimene emotsioon, mis tal vist tuli. Ja siis küsiti, et aga teised saavad ju, et mõni teine mees saab sõita, siis lükati uks kinni, sõideti minema, et see mees oli lihtsalt nii löödud. Täna oli ta muidugi leppinud olukorraga, mulle tundus, aga see oli löök talle, see oli ikka räige löök ja ütleme, ei ole võimalik, et keegi oleks arvanud, et Oliver Solberg tuleb sellist sõitu tegema siia. See oli ju valitsemine, aga ütleme siis eile 12. katse, mis oli üldse väga raju katse, Sami Pajari jäi seal tee äärde, kogu Hyundai kolmik tegi piruett, mõtlen, Munster tegi pirueti ja Solberg käis ka põllu peal, aga tal joppas täpselt niimoodi, et ta sai sinna kohta, kus ta sai suht kiiresti tagasi. Tuleb välja, sõitis vist läbi aia ka kergelt. Võits katse ka veel. See on muidugi... Ja ta reedel, ma korra veel ütlen, reedel läks ta ref ka välja, ikka oli kogu aeg liider edasi. Vaata, ta ise kommenteeris mingi hetk, et see oligi esimene päev vist, et mul ema õpetas sõitma, et panime N-rühma autodega sõitsime ja ema õpetas, kuidas siis gaasi ja piduriga tunnetada seda mängu ja
no ilmselgelt olid seal inglitega kaasas, näiteks kas või see sama off, no, et mitte see, et see off ise oleks kuidagi nagu ohtlik olnud, et väga pehmelt välja läbi aia, ilusti tagasi, aga see, kus tee peale tagasi tuli, no ma arvan, et Hyundai poleks tervena sinna tee peale tagasi tulnud, et nagu vana lihtsalt lajatas gaasi põhja ja lootis, et ta tuleb tagasi sinna tee peale, et ei jää sinna teepervele kinni, rämeda pauguga, aga tagasi katsevõit, no müstika. Padonil samal katsel, ta libises ka samamoodi, no selles mõttes ütleme lihtsas kohas, et ei olnud vastu mingi maja või puud, lihtsalt põllule. Ta oleks 4,5 minutit, et välja saada. Ja pealt vaatate abiga, et Solbergil joppas ja ise oli ka mees ja tegi selle ära. No täna ta enam nii-öelda, selles mõttes mulle meeldis ka ta lähenemine, et ta ei läinud nagu otseselt eraldi pühapäeval hullu panema. No, mulle tundus, ta ütles, et ta ei lähe, aga mulle tundus, kes vaatas splittamata, et kurat ta läheb. Ikka läheb. No. Ma arvan, siin on veidi see, mida me oleme näinud ka siin, ütleme, parimal hetkel Ožeelt, parimal hetkel Tänakult ja Romperalt, et kui see nii-öelda, su rütm ongi see kiirus. Jaa, täpselt. Siis ongi. et seal ongi see, et mis tegelikult on nagu täiesti tavapärane, et kui sa oled selles heas rütmis, et siis kui sa oledki võib-olla selles turvalises rütmis tegelikult, aga kui sa sealt nüüd grammi maha keerad, siis tegelikult alles siis võib juhtuma hakata, kui sa nii-öelda maha võtad, et siis sa ei ole selles nagu sellises mõnusas attack zone'is sees, kus sa tunned ennast mugavalt. Aga see tema nii-öelda mugav tulek oligi nii kuradima kiire lihtsalt. Et splittide ajal ma küll olin nagu, et Oliver, võta maha nüüd, ära tule. Sa oled mingi minutiga ees, vaata, ära tule seda katsevõitu võtma, et tule rahulikult, aga no tuli, et no kokkuvõttes, mis ta siis võitis 6 või 7 katset, mul nüüd kadus see korraks eest ära. Egas ta eile ta oli mingi 12.6 võitnud, sealt vist väga palju äkki enam juurde ei tulnudki. Aga jah, ei ole täna juurde ei tulnud, ehk siis 6 katset võitis 17-st, ei ole paha. Uskumatu ja ma ikkagi veel tooksin selle välja, et kui sa võidad ralli ükskõik kelle ees minutiga, no ma ei teeks sellest võib-olla liiga suurt numbrit Montes, aga kui sa võidad Sebastian Ogieri 2 minutiga, no siis on ikka nagu siis on paha. Siis on raju, ütleme. Mulle puuduvad nagu sõnad, mida öelda ja viimase katse kommentaaris ka Elfi Revansi kommentaar oli minu meelest selline, päris selline aumehe kommentaar, kus ta ei rääkinud endast sõnagi, vaid ütles, et see vend nagu imeline sõit, et seda see oli. Aga mida see siis nüüd tähendab? Oliver Solbergil 2 Toyota Yaris Rally 1 starti, 2 võitu, 2 kindlat võitu. Rally Estonial ju Tänaku ees oli ka edu ikkagi päris kindel. Ma otsin selle varsti üles, aga see ei saa ju, Rootsis ta läheb nüüd esimesena rajale, ilmselgelt oleneb jälle, mis olud on, võib-olla ideaalne. Ma tahaksin just ütlema, et seal ta ikka ju ei võida, aga samas ma eeldasin Montel sama, ma eeldasin Rally Estonial sama. Täpselt, me ei tea olusid, eks me saame seda ralli nädalal alles näha või seal päev enne starti, et mis olud seal täpsemalt koha peal on, aga neljapäeval, kes kuulas saadet, siis me siin Eigoga natuke arutasime seda, et Solberg kindlasti on nagu võimeline ka olema sarja liider, ralli liider, aga kas ta suudab nagu selle kogu hooaja vältel, ta on nagu selline huvitav tüüp, et ta nagu näitab välja, et ta on nagu hästi-hästi emotsionaalne inimene, aga ta kuidagi see ei ole nagu vaata Takamoto emotsionaalsus, kes nagu, kellel jooksebki juhe kokku ja ta ei suuda enam, see on nagu väga kuidagi kontrollitud, et ta tuleb sealt autost välja ja siis ta laseb selle emotsiooni valla, et ma mõtlen seda, et kas ta suudab seda pinget kanda, et kui ta nüüd on sarja liider, et ja Rootsis teeb imelise tulemuse võib-olla, ja ta on pärast Rootsit ka sarja liider, et kui pikalt ta suudab seda koormat kanda, no mitte keegi ei oota talt, et ta peaks minema nüüd tiitli peale sõitma. No me tegime ennustus ka, et kas ta hooaja suudab lõpetada poodiumil. No pigem nagu oli, et suudab, on ju. Aga nagu ma ei kujuta ette, et kas ta suudab seda kogu aasta vältel nagu kanda. Et kindlasti tuleb neid kehvasi rallisi ka tal loomulikult. Aga see saab olema ülipõnev jälgimine, nagu see, et Oliver selle autoga suures klassis on, no see on selle aasta maiuspala.
On küll, aga no ütleme, mis tema kasuks räägib, see kogu see tema tiim ja tal on ju nõu andmas ju isa Peter Solberg, ise maailmas üks mees, et muidugi pull oli ka see, et ma ei jätaks ralli eel või nii-öelda hooaja eel, ta rääkis, et ta on hästi, Ogier on ta üks suur iidoleid ja ta on ka talt palju nagu nõu saanud. Ja minu arust, kas see oli äkki juba neljapäeva õhtu või reedel või kuskil seal, kus ta oli mingis intervjuus öelnud, aga ta enam nüüd nii palju nõu ei anna, et taha anda mulle. Sebastian läheb kaarega mööda, kui Oliver tahab minna juttu ajama, et Sebastian vist olevat vähem rääkima hakanud Oliveriga ralli jooksul, et nii ta on, aga no meeletult põnev ralli igal juhul oli. No Solbergi, ma usume, jõuame siin kiita veel, aga tegelikult Elfyn Evans teine koht, ka tema pani Ogier ju kindlalt paika, eriti täna, minut 10 neil vahet ja mida minu arust Evans tegi, mida ta aasta lõpus rääkis, et ta tunnistas, et ta oli eelmine aasta natukene ütleme liiga nii-öelda koha peal väljas, et nägi, et on nagu ma ei tea, pühapäevaks on 3. koht käes, ta ei surunud. Täna ta ikkagi surus. Ta surus ja seda oli ülihea näha, et tegelikult tunduski, et mees on täiesti uue hingamisega ja nüüd hüpoteetiliselt, võtame Solbergi sealt teest ära, ma ütleks, et Elfyn Evans on nagu kriisimees ja Elfyn Evans on täiesti uue hingamisega ja teeb seda, mida ta lubas. Läheb sõitma kohe esimesest rallist peale, teeb seda ja Sebastian Ogierile minut 10. Raju tulemus on ju, aga lihtsalt see, et Oliver Soles on kuidagi natukene varjutab seda, et mitte, et Elfyni tulemus kuidagi kehv oleks, aga lihtsalt see, et üks mees Soles nagu vajutas nii räigelt. Pigem on nüüd nagu küsimus see, et Elfynist väga pikalt ei ole rääkida, üks viga vist kogu ralli peale oli suurepärane ralli kokku pandud. Evansil ikka ralli, ütleks. Jah, täpselt. Et ta tegi täpselt seda, mida ta tegelikult oskab kõige paremini tuua auto kindlalt lõpuni, aga seekord oli ka seda tempot. Et olud tundub, et sobisid, aga see, et Ogier, lähme siis sujuvalt Ogieri peale üle, et see, et Ogierilt selline ralli, 2 minutit liidrile. Ja see algas ju neljapäev saadik, neljapäev reede, laupäev, pühapäev. See hakkas kohe ja see ei tultki põhimõtteliselt, et mõni üksik katse, kus oli selline vaatas, et nüüd vist Ogier on tagasi, on ju. Aga see kadus. Ja võt siis nagu hakkad mõtlema, et kuidas nii? Ma tooks sulle ühe võrdluse, ma ütleks üks asi, mis seda rallit ja väga iseloomustama, olid ülisuured vahed, mis väga kiirelt tekkisid. Ma vaatasin, eelmine aasta oli ralli lõpuks esiviisik minutises, Ogier võitis, Tänak oli 5, kaotust 59 sekundit, sealt peale seda olid juba suured vahed, Neville kaotus pea 6 minutiga. Sellel rallil oli neljapäeva õhtuks Solberg liider, Ogier 3, vahe oli juba 1.08. No ütleme nii, et eelmise aasta Monte oli selline puhas asfaldiralli. Tõsi, seda küll. Et see aasta oli täiesti uued sisuliselt nagu muudetud katsed, et me näeksime ikkagi ka talve ja olud lihtsalt sellistes oludes on paratamatult juhtubki see olukord, kus mõned mehed oskavad siis jää ja lume peal võib-olla paremini ja usaldasid paremini, usaldasid rohkem, et tegelikult ka kui neid onboard'e vaadata sai, siis see sõidustiil, kuidas ikkagi nii-öelda, võib-olla ongi see Ogieri, see montelik sõidustiil oligi vaikselt hiilib, läks, vaata, aga seda lund oli kohati nii palju, et seal tekkis see, et sa ikka pead nagu nurga alla viskama, hoiad peal ja lähed rajult, vaata, mida Solberg tegi minu meelest kogu aeg, see ongi Solbergi sõidustiil ka. Aga see Ogierile see hästi vaikselt kuskilt hiilimine, et Solbergi esimene päev oli pigem selline hästi hiilimine ja siis ikkagi nagu, aga ta loopis kogu aeg. See auto oli kogu aeg nurgal, läks ja siis tuli näiteks Ogier hästi sirge autoga, mis ütleme nii, et arvaks, et see Ogieri stiil on kiirem, aga mingites oludes tundub, et ikkagi see, võib-olla see 17 starti Ogieril 15 poodiumit on ühe sõidustiiliga kuidagi võetud ja ta ütles, et ta ei ole sellistes oludes kunagi Montet sõitnud. Ja siit tuli värske Solberg, kes on elanud üles kasvanud puhta lumeses, ainult jääradadel sõitnud, ta teeb igasugust lumeolud, kuidas sõita, kui jää on all, kuidas sõita, kui lumi peal, kuidas sõita. Et ta kuidagi julges võib-olla rohkem katsetada ka selle sõidustiiliga, et kui palju agressiivsust sinna lisada. Et tal oli see sõidustiil oluliselt agressiivsem. No see enda puhul ju, ilmselgelt oli ju see kiirus ja kõik on olemas, aga ütleme siis põhiasi, mis välja tooks, ongi see ikkagi nii piisavalt erinevad olud ja ei osanud kohaneda kohe. Jah, võib-olla küll, et ikkagi nagu ma ütlesin, et kui 17 starti on Montes tehtud ja tema ütleb, et sellistes oludes kunagi sõitnud ei ole, siis ta ei hakanud ka võib-olla katsetama, proovima. Ja ta läks selle oma rütmiga, millega ta on alati neid Montesi sõitnud, läks selle sama sõidustiiliga, kui mõni võib-olla hakkas siis ikkagi ralli jooksul erinevaid asju katsetama. Et see on kindlasti, see on puhas sõidustiil. Seal ei ole mitte midagi muud, sest refi valik oli kõigil ikkagi, ma ütleks, et nagu meeskonna kaupa ikkagi üpriski sarnane.
ei olnud nagu mingisugust, ei saanudki vaata liiga suuri erinevusi teha, sest olud olid ikkagi nagu väga konkreetsed enamasti, et sul ei olnud nagu, oli küll näha meeskondade vahel erinevusi refi strateegiaid, aga kui me võtame tiimisiseselt strateegiad tundsid ikkagi üpriski sarnased olevad. No siit edasi esikolmik, jah, muidugi see ka, Toyotale alustuseks jälle kolmikvõit ja nüüd jõuame järgmise. See oli arvata ja Eigo tegi hea pakkumise, et paneb top 5 vaata ennustusse ära, et siis on kindel, et enamus läheb pihta. Ma panin ühe Hyundai top 5, aga ma ei mäletagi. See ei olnud see, kes sinna top 5 ikka siis üks pidi pihta minema. Üks pidi pihta, ma ei pannud Padonit, aga ma ei mäleta, eks ma pärast otsin. Okei, 35,5 punkti sain, seda on vähe. Igastahes Formeau 4, 6 minutit Solbergis, Neville 5, 10,5 minutit Solbergist, et ütleme, Neville'il neid muresid ja murekohti oli väga palju, ei püsi meeleski kõik. Tänagi oli alles refi vahetus ja tehnilised mured olid vahepeal, Formeau puhul positiivne, täna ta näitas kiirust. Täna ta sai nagu ikkagi oli konkurentsist, ta on ju praegu hetkel pühapäeva lõikes 3. olukorras, kus me ootame jätkuvalt ühte ralli 3 meest. Ja ütleme, kui me võtame koos nüüd Formeaud ja Neville'i, siis Neville oli ikkagi täielik õudus. Selles mõttes, et ma arvan, et me ei suuda kokku lugeda neid vigasid, mis ta tegi, just sõiduvigasid. Et siin me ei hakka rääkima sellest, et Hyundai oli aeglane, vaid sellest, et kui palju vigasid ta tegi eelkõige. Kui palju ta tagurdas, kui palju ta oli kraavis, refi purunemised. SS2 small off into a ditch, SS9 went off into a ditch, SS12 spin, SS13 spin, SS15 hit a concrete edge inside the first corner of the stage, tire punctured, SS17 spin. Pooled katsed umbes. see ei ole ju maailmameistri nagu selles mõttes tase. Ei ole, see ise ju kurtis ka, et lihtsalt ei ole seda enesekindlust selle autoga veel, mis on, ma arvan, kogu aega silmas pidades, Monte on, siin on alustuseks, kõik on nagu need nii-öelda spetsiifilised rallid, aga ma arvan, see ei ole väga hea märk, kui tal nagu üldse seda julgust ei ole selle masinaga. Ma ei mõistagi seda, et nagu pole autoga enesekindlust, et see on nagu nii suured sõiduvead kogu ralli peale, nii palju kokku. Ma saan aru sellest 1-2 nendes oludes, fine, aga seda on nii palju. Seda oli liiga palju. Võta nüüd Formeau, kes selgelt ikkagi tegelikult mulle jäi mulje, et ta sõidab ikkagi nagu selgelt ralli lõpu peale. See, et ta sai ühel hetkel aru, et ta ei suuda poodiumi peale ajaliselt sõita, ta leppis sellega. Ja pühapäeval tundus, et nagu tavai, toimib, teeme siis pühapäeval punktide peale. Ja see ongi okei, sest ega punktide mõttest on ju väga okeis kohas. Tal ei ole ju, kui nüüd pärast ralli läbi nüüd oma pühapäevad ja ma ei tea, Powerilt ta vist ei saanud, Ta sai Powerilt 2 ja hetkel pühapäeval X 3. Aga ongi. Pluss 5 pluss siis, mis see 4. koha on 13-12 punkti. Et selles mõttes ju tegelikult peame ütlema, et selles olukorras, kus seisus olid sellised 3 meest, siis Formeau ju ikkagi tegi väga hea ralli. Me unustame ära selle kaotuse praegu 6 minutit Solbergile ja võtame arvesse selle, et Hyundai'ga oli keeruline sõita nagu ikka asfaldi peal. Siis tegelikult ta ju minu meelest just Formeau puhul on see, kes on eelmine aasta ikkagi nagu tegi palju vigasid, oma vigasid, siis et ta nendes oludes tõi selle auto lõpuni ja sai oma head punktid kätte. Formeau oli eelmise aasta, ütleme veel hooaja esimeses pooles see muster, et ta oli väga kiire, siis juhtus midagi, kas oli tema tõttu või mitte, ja peale seda ta läks kompenseerima ja siis läks täitsa lappama. Et seda ta minu arust suutnud nüüd ikkagi päris selgelt välja juurida. Absoluutselt. Nii et minu meelest Formeau poolt hea ralli. Aga see ajavahe 4 minutit Ogier versus Formeau 3. ja 4. koht, kui muret tekitav see on? Jälle nendes oludes ma isegi seda ajavahet võib-olla liiga palju ei vaataks, et pigem oli siin selle ralli puhul ainus küsimus oli see, et ilma võimalikult väikeste vigadega see auto lõpuni tuua. Ja kui ta ka nägi mingil hetkel, et ta on kohas, kus tal on ees 4 minutit, taga 4 minutit, siis see ei ole koht, kus nagu sa võidki lasta selle vahe väga suureks. Pole mingit küsimust, ainus oluline asi on see auto koju tuua ja keskenduda pühapäeva peale. Aga võtame siit, loeme kiiret veel ülejäänud ralli 1 mehed ja siis saame hakata rääkima ka Jürgensonist ja allpool toimuvast. Takamoto Katsuta 7, 13 minutit kaotust, väga palju hädasid oli vahepeal, oli vist 2 katsel järjest ref ja siis läks veel roolivõim, ise plähmerdas, ta oli suhteliselt, ütleme,
meenutas, või noh, ta oligi, ütleme, see Katsuta nendel rallidel, kui asjad ei suju, siis ta oli ka päris seal tujukas ja ütleme, noh, kehv nädal. No ja absoluutselt jah, ega Katsuta puhul kui pigem küsida nagu, et kas midagi head meelde jäi, siis ega vist otseselt ei olnud midagi, ta pani ka ühe luubi ilma rooli võimuta ja see on muidugi kõva trenn, päris rõve trenn. Ja et ta selle auto ikka lõpuni ära tõi, et see rasketes oludes, et noh, hea töö. See on hea töö, et ta selle auto ikka tõi, et ei katkestanud. No selles kiidame siis. Ja selles kiidame. Aga üldiselt ikkagi läks nagu nädalavahetus sinna, nagu ta läks, aga mitte kõige hullemini võrreldes veel ühte Toyota meest. No Sami Pajari eile 12 katse pani vastu puud, mis mind üllatas, ta ei olnud ennast stardiski enam. Et see ei tundunud nii, ütleme, kõva kiirusega off, et oleks võinud, ma ei tea, turvapuurga just saada, aga ma ei tea, võib-olla äkki vaadati, et parem lihtsalt säästame raha või? Ja ma ei tea, seal võib olla ka see mingi mootori küsimus, vaata, et kas tuled ralli lõpuni selle mootoriga või ei tule, et mingi reeglite teema võib-olla, et vaadati, et pole pointi, et no ühesõnaga seal tõenäoliselt meeskonna mingisugune mõistlik kalkuleerimine oli, et ei ole mõtet tagasi tuua autot. No enne seda ka, mis ta oli neljapäeval äkki. Kas siis oli ka ju? Pani välja ja üldiselt ega ta sellel hetkel, kui ta nüüd eile välja sõitis, ega ta ei olnud kõrgel kohal. Ja oli üsna kehv ralli. Ja katsetel, mitte ühelgi katsel ei olnud ka mingisugust adekvaatset tulemustega hoogu. Ei olnud küll, jah. Super ralli, ühesõnaga ta sõitis päris vähe. Ta sai ikka päris vähe kilomeetrit see ralli. M-spordil 2001 Suurbritannia GP või Suurbritannia ralli, vabandust, oli viimane, kus M-sport ei saanud ühtegi punkti. Järgmine ralli oli 2025 Monte Carlos. Ja ütleme, Mäkerliin seal ütleme, täna katkestas, aga ta oli seal enne ka juba superrallisüsteemis ja 20. kohal, siis tegelikult iseenesest väga meeldiv üllatus oli Jon Armstrong, ta oli 6. Väga meeldiv üllatus. Ja minu meelest see meeldiv üllatus oli juba neljapäeval. Ta oli 3. korraks. Jah, päris hull. Ma ei ole küll, ma vahepeal ei saanud laivi vaadata, ma ei näinud, kas tal offi oli näha, mis tal juhtus seal täpselt. Ma nägin mingit pilti, kus ta oli juba seisis kurvist väljas seal auto kõrval. Aga ma sain arvata, oli vedrustus ära lõhkanud, vastu neid rajapiirdeid või teepiirdeid pandud. Ühesõnaga sarnaselt Mäkerliiniga. Vist tundus sarnane moment, aga ühel jutus katse algust ja seal katse lõpus. No selles mõttes ma võtaksin tema ralli kokku niimoodi, et päris hea. Ta sai sõidetud enamus kilomeetrid, mis on väga oluline. Mitte keegi ei oodanud, et ta tuleb nüüd punkte tooma siit. Aga see, et ta näitas ülihead kiirus tegelikult enda kohta, ta esimest korda selle autoga üldse, esimest korda Montes. Ta pole MM-rallidel sõitnud vist, ma ei tea, 7 aastat, võib-olla midagi sellist, et ta viimati ralli 2-ga, vist Fiestaga kuskil käis. Tema siis sai junior WRC-s kunagi sellise auhinna paketi, et saigi vist 2 rallit ainult. Ja siis pärast järgmine aasta veel ise üritas midagi juurde saada. Siis lõpetas üldse ralli sõitmise vahepeal ära. Ja siis hakkas vaikselt ralli 4-ga tagasi tulema, ralli 3-ga ja ralli 2-ga. Et see tema tagasi tulek on parajalt uskumatu lugu. Ja ma pean ütlema, et hea otsus Iirimaa autospordi poolt või kes seda üritust toetab seal. Iirimaa ralliakadeemia. Ja, et õige mees praeguse koha pealt ütleks, et kes sinna autosse pandi. Et kui Montes ikkagi sisuliselt saadi enamus kilomeetrit kätte, kiirust näidati, korraks 3. Ma ei oska nagu otseselt midagi halbata kohta öelda, et see ralli ära katkestati, pigem võib-olla isegi üllatav, et nii hilises faasis. No eelviimasel katsel, jah. Kui ma õigesti nüüd siin välja kiirelt guugeldasin, 2022 Kreekas WRC3, ralli 3 oli viimane. Sel aastal ta tegi paar WRC3 rallit, aga ralli 1-ga polnud varem sõitnud. Montes, ma eeldan, ei olnud varem sõitnud. Ei kindlasti. Ei olnud, jah, Monte debüüt, et väga okei. Gregor Munster, tema siis oli ühekordne ralli nüüd, M-spordiga ralli 1. See aasta ta vist rohkem ei sõida ralli 1. Hetkeseisu küll. See oli siis plaan lihtsalt, et kuna eelmine aasta tuli hästi välja, siis võiks käia sõita, on ju väike auhind ka Serteriidise poolt, et Dakaril käis koos temaga. Aitäh, lugesid kaarti. Jah, et siis selline palk, iseenesest hea palk, aga ei tulnud välja. Ei tulnud, ütleme, seal oli vist paar katset oli, mis oli päris head nendes rasketes oludes, kus tundus, et ta tuli väga okeilt, aga see
eesmärk, miks seda tuldi sõitma, et ta oleks ikka pidanud, tema puhul ta oleks pidanud selle tulemuse tooma koju. No ta oleks pidanud, ütleme, umbes Formoo ralli tegema. Ja, täpselt ma tahtsin öelda, et ta oleks pidanud top 5 kindlasti lõpetama ja paari väga hea katseajaga. Aga no selles mõttes, et ma arvan, et ei ole väga hullu, ta peaks nüüd keskenduma oma WRC2 hooajale ja ma arvan, et pärast neid hooaegasid ralli 1-ga, mis ta sõitnud on, ta võib WRC2 isegi päris okeid kiirust teha, et ta on saanud nagu väga, väga tugeva kogemuse alla nüüd. Aga... Et kui ta selline isegi võiks olla selline poodiumimees ralli 2 vabalt või WRC2, et huvitav saab olema seda, selles mõttes näha seda nüüd tema kulgu, kuidas see asi edasi minema hakkab. Tema ralli siis jah, roolivõim, 2 korda läks ref järjest, 2 pinni ja siis täna jõudnud ülesõidul, ta oli vist ülesõitu alustanud ja siis ütles auto üles. Et siuke ralli, aga kas lähme nüüd tänaste staaride juurde? No lähme tänaste staaride juurde. No alustaks oma mees Romet Jürgenson, punkti katse 6 pluss 29,5 sekundit. Hetkel, kui ma räägin seda, on Matteo Fontana on jõudnud finišis 4. ehk siis, tähendab pühapäeval läks 4, ehk siis Jürgenson jäi napilt 19 sekundiga, aga ütleme, ta oli esimene, kes jäi pühapäeval läks 1 punktita. Ralli kokkuvõttes tema, neljapäeval ta vist juba jõudsite rääkida, et mootoriprobleemid testi katsel sai äkki 1 sõidu teha lõpuks. Ülejäänud ralli oli ju isest kenasti tempos, eile seesama 12 katse ta näitas splittides üljeid aegu. Ja siis, mis oli generaatorrihm või midagi. Ma arvan, et oli splittides isegi nagu esimene vahepeal äkki seal. No nii, nagu me täna harjuma hakkasime. Ja sinna läks siis 20 minutit, aga mis põhjenda jõudis lõpuni, sai veel õhtul Monaco ringrajal sõita ja tänase päeva lõikes ikkagi tagantpoolt tulnuna täna 6 selja taha jäid kõik ralli 1 mehed peale Evansi, Formoo ja Solbergi. Tahaks öelda, et lõppkohtel peaks olema ralli 2 ja 9, aga kogu see kiirus ja mida õnnestus ka näidata ja niimoodi, et ta ka ise rajal püsis tema ja vigu ei teinud. Küsimus ei läinud auto puhul. Et tipp-top. No täiesti tipp-top, et kindlasti ta ise rahul ei ole, nagu ta ei olnud rahul oma Jänner-ralli tulemusega, mis minu meelest oli suurepärane, olenevalt sellest katkestamisest. Kiirus olen, ma ütlesin, et... Aga see kiirus, Romet on see mees, keda ma poleks elu sees arvanud, et ta sellist arengut näitab siin, kui keegi oleks öelnud mulle eelmine aasta või üle-eelmine aasta, et see vend hakkab siin sõitma WRC2 katsevõitude peale aasta pärast, siis no ma ütlen ausalt, ma oleks öelnud, et võtke nüüd paar aastat veel hoogu ja siis. Aga ta on ju ülikiire kohane tegelikult. Ta on väga kiire kohane ja võib-olla tema eelis on ka see, et ta ikkagi on, ta ei ole 18, et ta on kõik, mis ta teeb, tal on ikkagi nagu väga läbimõeldud, läbitöödatud, kuulab meeskonda, insenere ilmselt mõtlevad koos, kuidas mida ja see kõik nagu see pakett klapib tal kuidagi nii hästi, et ma olen tänases seisus, ma olen juba üpriski veendunud, et järgmine aasta ta selles uue generatsiooni tippklassi autos istub, et mis iganes Rally 2 modifikatsiooniga see on, aga M-spordis ta sõidab. Ma väga loodan ja seda ta on ise välja öelnud, et see on ka tema eesmärk selleks aastaks. Ja tundub, et ka M-sport väga tetab teda, et ikkagi see on nagu ühine plaan, et nii tema, ta toetajate kui ka tegelikult meeskonna, et no vot seda saab olema ülimalt põnev jälgida kogu selle aasta jooksul, kuidas see Rometi hooaeg läheb, et ma arvan, et me hakkame siin ikkagi nägema mingitel rallidel sellist tugevat poodiumi peale sõitu. No ta on, ütleme, ralli kokkutes 16, ralli 2 peaks olema 9, parim M-sport. Jah, täpselt. Aga seesama, ta läbi aasta aitas ka arendada seda ralli 2 ja see ei ole õnnestunud, ütleme veel nagu nii-öelda lõpptulemuseks vormida. Puhtalt selle kiiruse poolest, minu arust see on nagu ikkagi selge samm on ju ka masinaga edasi tehtud. Ja kindlasti, et tegelikult jälle ülitähtis töö, millest osa saada, mis arendab jälle sõitjana väga palju, et kui ma ise sain mingite juppide sellist nii-öelda arendustesti teha või testis pandi mingid arenduses olevad juppe auto külge, siis
see, kui sa pead tagasisidet andma, et siis sa lähed nagu ise oma peas ka nagu hakkad analüüsima, et muidu sa ei tee sellist asja. Et siis, aga sa pead seda infot edasi andma, sa pead ise endale selgeks tegema, mis sa tundsid nüüd. Et kui sa saad nagu autot niimoodi arendada, see on nagu sõitjale ikkagi üli oluline osa tegelikult minu meelest arengu mõttes just. Eks siin see põhiline praegu vist paistab ka olevat see töökindlus. Et see mootori asja, et see, mis eile juhtus, no ralli ühel ju, ütleme masin teine, aga siiski ala see samad Munsteris on esimesel katsel startigi, et paistab, et seal on vist Fordil hetkel kõige rohkem vaatame, et Fordil siis ralli 2 räägime, et on see nii-öelda ikkagi uus mootor, ma saan aru, ja kui seal oli enne shakedowni probleem, siis sellised titevead. Loodetavasti järgmiste rallidega on need probleemid lahendatud ja vigadest on õpitud. Nii, aga see tänane päev, Jürgenson oli 1-3, siis ütleme nii-öelda noorest staarist. Teine oli Johan Rossel ja kõige suurem staar, itaallane Matteo Fontana, kes võitis ralli 3-ga 2 katset, 15 kiiruskatse pikkust 24 kilti, ta pani Evansile 10,3-ga, ralli 3-ga, mitte ralli 2-ga. Ma mäletan, kui Georg Linnamäe sai 2 aastat tagasi Rootsi rallil sai 1 katsevõidu sellepärast, et nii-öelda ilmalood oli teata, tuli tagant poolt ja kasutas selle ära, siis see oli 1 katsevõit ja see oli ralli 2-ga. Nüüd me räägime 2 tükki ralli 3-ga. Et kuidas need olud siis nii palju ikkagi muutuda said? No, ju siis muutusid, et ju siis see lumi ja jää sulas. Ma ei oska mingit analüüsi teha, et kui sa ralli 3-ga paned sellised aegasid, ta on päeva lõikes 4. päev, mis oli 70 kilti pikk. No ilmselgelt peab nagu sõidumees ka olema, et sa ei saa nagu olla see, et tagant seal on veel ralli 3, kes oleks võinud ka lajatada või mõni ralli 2 tagant poolt tulles. Aga ma arvan, et sellist asja, see on esmakordne asi, mida me näeme, et mitte nüüd kategooria madalama auto võtab siin sellist kiirust näitab, vaid 2 kategooriat madalama auto, et see on junior WRC auto, millega siin lajatati täna niimoodi. Et ütleme, paras superstar täna on see Matteo. Ta on 22-aastane itaallane, ta on esimene sõitja ajaloos, ütleme sellel aastal, kui nüüd need ralli 3-d ja kõik need on olnud, kes on ralli 3-ga MM-katse absoluutvõidu võtnud. Ta pani 2 järjest. Täiesti müstiline. Tegelikult on ikkagi müstiline tulemus ja asi, millest jälle, ega seda nagu nii-öelda karjäärile, mitte midagi ei anna. Me kõik teame, mis oludes, miks aga samas see tuleb ju ära vormistada ikkagi. Absoluutselt, see tuleb ära vormistada ja see on ikkagi nagu faktiliselt on hea seda, kui vajadusel kunagi öelda. 2 katsevõitu, võtke välja. Ma olen reaalselt, mul on 2 MM katsevõitu võttud, on ju. Ja ma pole ralli 2-ski istunud. jah, täpselt. Et see nüüd ei tähenda, et järgmine ralli tal on ralli 2 istum seal ja kõik ütlevad, davai, sa oled nüüd mees, on ju, et sa tule ja pane või istu nüüd, ma ei tea, Mäkkerliini asemel ralli 1. Seda ei tähenda, aga nagu faktiliselt väga uskumatu lugu. See tänane päev oli selles mõttes kihvt, ma mäletan, kui ma hommikul blogisin ja siis see esimene katse oli ju eriti, ütleme, hommikustes tingimus oli julm nikerdamine. Sõitsid ju seda 12 kilti, sõitsid mingi 14 minutit ja siis vaatasin seal tuli, liider Leo Rossel tuli, sõitis 3. ajat, see on niisugune nikerdamiskatse, et siin võivad ralli 2 tulema hakata. Ja siis Jürgenson liidriks, siis Johan Rossel liidriks. Ja siis täitsa lõpus järgmine katse juba käis ja siis kuuled, et ralli 3 on ma mäletan, Bex Williams vist ütles seda seal eetris, et kuule, et ralli 3 võitis vahepeal katse. Ja siis oligi, terve päeva peadki jälgima ja tegelikult ju me alles nüüd mingi 10 minutit tagasi saime tänu Fontanale lõpuks teada, kes üldse punkte saab sellelt rallilt. No võt, täiesti üllatusi täis ralli. Pole mitte midagi öelda. Et selles mõttes väga kihvt päev. Ja keda veel kiita tahaks, muidugi Leo Rossel, Johanni siis nii-öelda seni veel vähem tuntum vend, aga nüüd WRC2 etapivõitja Monte Carlos, ülikindel sõit, täna oli ka, ütleme, selles mõttes hoidis oma ära, et väga uhke värk.
väga uhke värk, et ei olnudki temalt, no me oleme näinud, et ta ikkagi on tempos sõita, ta suudab seal poodiumi aegu mingi katsevõite võtnud, on ju, aga ta ei ole, see on ta esimene võit. Jaa, ta oli eelmine aasta vist korra poodiumil. Kuulasin eile kuulasin teie neljapäevast saadet veidi ja te mõlemad Eigoga ennustasite, et Rossell võidab. Aga me panime täppi, me ei öelnud milline. Jep, kuna teid täpsustanud, see on Viktoriini loogika vaata, et siis ütle lihtsalt perenimi. Nii et tublid mehed, ette teadsite. Jaa, aga siis võib-olla räägime kohe ka ikkagi vennast Johannist ja koos temaga äkki siis Gräzinist ka, kes tegelikult Lancia uue Rally 2 autoga sõitsid. Lancia sõidab küll. Sõidab küll, aga võt päeva võitja Johan Rossell, Lancia. Aga ralli lõpetati mõlema mehe poolt üpriski varakult ära sisuliselt, et mõlema mehe poolt kõva viga. Johan kohe vist esimesel kiiruskatsel neljapäeval oli küll, sõitis oma vedrustuse äkki katki, kui ma õigesti mäletan. Ja ega ei läinud ka palju mööda, kui Nikolai Gräzin tema pani laupäeval. Laupäeval, jah. Pani siis teelt välja ja ei saanud enam tagasi sõita, et libe oli ja mäest üles tagasi ei saanud tee peale. Aga et selles mõttes, mida me ka eeldasime Shakedowni põhjal, kui me tegime neljapäeva saadet, et tundub, et kiirust on autol asfaldi peal. Selles küsimust ei ole, aga kumbki mees ära vormistada ei suutnud. Hea on näha, et auto sõidab, on konkurentsis kõikidega seal tundub. Aga päris huvitav saab olema näha, et kas see auto ka kruusa peal sõidab. No seda saame näha... Või siis lume peal, vahet ei ole, see on sisuliselt lume peal on auto kruusa seades, et... No siis saab juba paari nädala pärast. Sisuliselt saab juba paari nädala pärast Rootsis mingi pildi ette, et seal ja talvel nii-öelda lume peal sõites on auto ikkagi üpriski kruusa seades. Ja see ralli ühte meest tahaks veel kiita, või tegelikult kogu see WRC2 tipp oli üldse selles mõttes äge, et ütleme vähem tuntuvad nimed, aga iseenesest ju tulid ju kenesti lõpuni, et siin Leo Rossell võitis, Roberto Tapra, tema on ütleme natuke nimekam vend nendest, teine Artur Belamorš või Murgees, ma ei julge väga hääldada, vabandan Rasmus Vatteries, kes on meie prantsuskeele ekspert. Kolmas ja Erik Camilli neljas, et ütleme ikkagi andsid tooni ikkagi kohalikud mehed. Jaa, absoluutselt, ja minu meelest isegi kokkuvõttes Chris Ingrami 5. koht, mis ta ära tõi, oli ikkagi päris hea, et ta pole ka aasta aega autos sisuliselt istunud. Ja ka see aasta vist plaanis ka terve tooega kaasa teha ja mulle tundub, et ka taas kord sama plaaniga, sest järgmine aasta on autod, kus sisuliselt oleks ka võimalik tal kõrgemas klassis kaasa sõita. Et siin on nendes WRC2 meestes või ütleme madalama klassi meestel on väga paljudel see, kes tuleb tegema nüüd täis hooaega, sest järgmine aasta on täiesti uus pilt ja uued võimalused, et äge on seda näha. Ja mis mulle meeldib on see, et top 3 on Citroen, Škoda, Hyundai, lisaks näitasid kiirust Lancia ja Ford ja mõtlen, kas meil on veel, ja Toyota on teatavasti nagunii kiire. Eelmise aasta ju alles ju Solberg võitis Toyotaga WRC2, et 6 vähemalt on nagu täiesti konkurentsis. Et see nagu pilt on mõnusalt kirju. Et see mulle meeldib, et... Kas ma Chris Ingrami tulemusel praegu midagi mähkisin ära? Ei, Rally 2 5. Rally 5, ma vaatasin, mul oli vale katse ees, aga tegelikult pärast 17 katse. Ja. Nii, aga kas sellest rallist kindlasti jäi väga palju on ka rääkimata ja lihtsalt kõik püsib meeles, mis see 4 päeva juhtus, on sul, mis ise veel välja tooksid? Kui siin juhtus nii palju lihtsalt, et ma isegi ei oska midagi konkreetselt välja tuua, et võib-olla ma ikkagi lihtsalt tooksin selle välja, et see meeletu sõiduvigade arv oli minu jaoks ikkagi üllatav, et sellise taseme sõit, et eelkõige ma toon siin tegelikult Neville'i ikkagi, kes on ikkagi maailmameister ja kes suudab nii palju sõiduvigasi. Ja ka Montes võitnud mees. Jah. See on väga tugev ralli. Minu jaoks oli see nagu number 1 üllatus, võib-olla number 2 üllatus peale Solbergis. Ja kõik need olud, need nii palju muutsid, ülikeeruline, tõsiselt kihvt oli. Äge oli vaadata. Ja see sama 24 kilomeetri on tänane katse, mis ka punktikatse oli, et alguses sõidad, jumala kuiv, nii-öelda kuiv, selles mõttes lund mitte midagi ei ole ja mägede vahel on nii-öelda Rootsi ralli 2.0. Üks üllatus, mis tegelikult oli, millest ma olin reedest peale täiesti kindel, et 3 Toyotat seal ees ei jõua kõik lõpuni. Ma olin selles nii kindel, et see ei ole võimalik, et kõik nad tulevad lõpuni nendes oludes. Tulid?
Tulid. Isegi käisid natuke väljas, ikka tulid tagasi. Ikka võitsid katseid. Et ma olin jah kuidagi, ma olin viimase katseni kindel, et nagu nad ei saa kõik tulla lõpuni. No, kõik ikkagi ju sõidavad hoogana. Aga kas võtame kirju, küsimusi ka? Võtame, jaa, muidugi. Kui midagi on, siis võtame kohe. On, kirju on tulnud küll, 6 kaik@delfi.ee saab kirju ja küsimusi saata ja seekord ongi meil rohkem võib-olla nii-öelda tagasisidet tulnud kui küsimusi. Aga paar küsimust ka. Heiki, kes on meile ju aastaid kirjutanud juba, tere, esiteks ilusat uud rallihooaega, teiseks, mis, sulgudes kuradi, jutt see nüüd oli, et nädalas ainult 2 saadet, mida ma siis trenni all kuulan, te peate ikka laiemat pilti vaatama. Kolmandaks, nüüd ka küsimused. Kuulates Eesti noorte osas arvamusi, tekkis 2 küsimust. Nii, esimene küsimus. Kui meil oleks omas Serderiidis ja peaksite talle ütlema ühe Eesti rallimehe nime, keda toetada, siis kelle nime ütleksite? Ta ise siin pakub kas näiteks Virves, Jürgenson või Enok. Aga kõik on küsimärgiga. Virves ja Jürgensoniga on minu meelest lugu lihtne, et neid ma ei pakuks, sest mulle tundub, et neil on üpriski kindel selline tugi olemas ja nad on tõestanud ennast juba. Üks on siis Dokspordis, Škodas ja teine ju M-spordis ja mulle tundub, et ka mõlemal on meeskonna poolt ikkagi suht suur tugi taga. Siit edasi ma liigukski, ma arvan, Enoki peale, sest Enok on see, kellel, no me võime Vaheri ka võtta, aga Vaher on ka juba Toyota programmis, aga see, kes nagu minu meelest nagu vajaks seda pushi, nii finantsilist kui, meeskonna mõttes mulle tundub ka, et Printspordis on ta nagu üliõigesse kohta sattunud, ehk tegelikult ka selline kaudne juba mingisugune seos võib-olla tekib Toyotaga samamoodi, Jari-Mati omanik seal ja Printsport ju rannib, mis ta nüüd oli, Yuki Yamamotove, siis ehk siis Toyota noorsõitjate autot rannib inimest Printsport, ehk siis kindlasti nad kõik jälgivad seda ka Enoki arengut. Aga ma arvan, et tema on võib-olla sõita, kes vajaks sellist mingit finantsilist pushi, et paneks ka siin MM-i natuke rohkem kui võib-olla 1-2 etappi. Ma olen nõus, jah, see tegelikult loogika on ka suhteliselt sarnane, seesama, et ütleme Virvesel ja Jürgensonil on oma keskkonnad olemas, no muidugi rahaline push aitaks alasti. Nad on juba tõestanud ennast kuhugi maale ja nad on oma need kõik vajalikud sidemed loonud. Jaa. See oli hea kirjeldus, see viimane lause. Ja või see Vateril. Vaheril ongi Toyota taga, aga Enok seesama see kiirus ja kõik, et saaks selle nüüd nagu nii-öelda rahaga taha, et saaks kindlalt sõita. Et te neljapäev rääksite selle plaanid ja programmiga üle. Aga ma arvan, ma olen nõus. Jaa, väga hea. Ja teine küsimus talt eelnevaga seotud, kui Eestis kipub raha spordi jaoks vähe olema, siis kas praegu noored ei söö teineteise võimalusi ära, et anda sooviks kõigile, kui on mida anda, aga kõigile jagada ei saa, nagu keegi ühesõnaga kõigile ju jagada ei saa. Jaa, aga see on alati nii, et midagi pole parata. Mida rohkem noori on, seda keerulisem on kõigil, mulle tundub, aga kuidagi tegelikult, ma ütlen ausalt, on minu meelest esmakordselt olukord, kus meil on nii palju noori nii kõrgel tasemel sõitmas. Ja mitte kunagi minu meelest pole olnud olukorda, kus nii paljud on mingisuguse meeskonna nii-öelda juba toega. Võtamegi Jürgensoni ja võtame Virvese, võtame Vaheri. Meil on 3 meest, kes on juba kuskil mingisuguse nii-öelda tehase meeskonna toega kuskil mingit programmi tegemas. Või tihedalt seotud. Või tihedalt seotud, jah. Mis iganes on. Et see on nagu erakordne saavutus juba. Aga see, et siin tagant poolt tulevad, eks kes otsib, see leiab, ma ei tea. Mina otsisin, ma ei leidnud. Ja siin saates sa nüüd oled. No ma ise arvan, et see ühtepidi võib-olla söövad ära, aga teistpidi see, et nii palju on nagu pildis, et see paneb, ma tahaks loota vähemalt idealistlikus maailmas. See on kahe otsaga asi. Urma Aavaga ma korra millegil nagu, või me rääkisime Martin Seskist ja tema nii-öelda raha leidmisest, et tal on nagu jube palju raha vaja leida. Et ma ütlesin, et hea on olla üks ainus kogu Läti peale, kellel on mõtet raha anda, et aga Urmal oli ikkagi nagu vastupidine arvamus, et väga raske on seda teed just sisse rajada, et peaks andma rallisse raha, et Eestis on see ralli ikkagi nii populaarne sport ja seda raha lihtsam leida. Ehk seda raha võib nagu summarumis rohkem liikuda ikkagi sporti kui Lätis. Ja selles mõttes ma olen nõus, et mida populaarsem on, me näeme, kui hästi siin noortel läheb. No. Et see ikkagi, kellel iganes võimalust on või kellel mingid kontaktid on, siis ja me näeme, et tulemused on ka taga, et see ei ole lihtsalt tühja ladumine kuhugi, et see tegelikult ikkagi aitab kaasa ja raha pole ikkagi Eestist otsa saanud. Veel mitte. Nii, aga võtame kirju veel.
Andres kirjutab, tere, rõõm jälle kuulda teid eetris, aasta esimene saade hea tempoga käima tõmmatud. Vastuseks teie kõhklusele, kas Oti Martini pausi tõttu ralli enam kedagi ei huvita, siis huvitab küll. Muretseda võivad seltskonnakroonikut, kes on kaotanud ühe klikimagneti, mis ilma suurema vaevata neil iga kuu ise uksest aknast sisse ronis. Spordi- ja rallihuvilised ei kao aga nii kergelt. Ja kui Solbergi, Bajari ja teiste oodatavat esiletõusu on igal juhul põnev jälgida, siis boonusena on meil ka omad poisid mitmetel rallidel kohal. Ja nende tuleviku peale mõeldes on ka teie panus väga oluline. Peab ju Eesti poiste tegemisi pildil hoidma ja nende nimesid järjest laiemalt tuntuks upitama. Siis on ehk neil ka kergem sponsorid leida ja küllap on see omakorda ka meediale kasuks. Ise teate kindlasti paremini. Monte esimene päev pakkus taaskord palju üllatusi ning teemasid, mida käsitleda. See jutt, et järgmine saade tuleb alles pühapäeval, kõlab nagu B-rühma turbolääg. Jätkake ikka tuntud teaduses. No väga lahe, et ikka tahetakse meid rohkem kuulda kui 2 korda. Usumin, neid kirju tuleb veel siin. Väga hea, suurepärane. Loeme kõik ette ja siis saadame need meie podcasti juhile ja ütleme, et no nii, hakka nüüd välja mõtlema, mis saab, on ju. Saadame saate lingi ja jääme ootama. ja just. Aga tegelikult ma olen jumala nõus sellega, et ma pean ütlema ausalt, et ma olen selle spordis ise nii kaua sees olnud, et ma olen selle spordifänn, ma ei ole nagu otseselt ühegi eestlase fänn. Mulle meeldib, kui eestlased hästi läheb neil kõik jutud, ma elan kaasa, aga ma ei ole nagu otseselt nüüd ainult eestlaste fänn, et kui täna ma olin siin naise vanaisa või vanavanemate juures istudes ja siis ütles, et ma ei viitsi vaadata, panen ralli kinni ja Otti ei sõida, vaata. Pane käima, just Jan pani just välja. Fontana tuleb. Kui samal ajal oli, siis pani Mäkkerliin pani ära, pane käima kähku, et vaatab rallit. Et ma olen ise selle spordi nii suur fänn, et minu pärast kui pole eestlasi, kui pole prantslasi, ma ei tea, mulle meeldib see sport lihtsalt, et mina olen ka sama meelt, et seda nagu kirg ei saa inimesest välja võtta, kui see spordi vastu on see kirg olemas. Ma täiendan seda järgmise kirjaga, mis on lühike ja konkreetne. Marko kirjutas, ma sain aru, sa olid siis nii-öelda üleskutsed, andke teada, palju rallit jälgite ja kas midagi muutub. Vastus, ikka jälgime ja otse, kui ralli on veres, siis teisiti ei saa. Vot. Väga õige. Nii, Raido kirjutab, soovin jagada üht tähelepanekut seoses selle aasta formaadiga. Eelmisel aastal oli just see eristav väärtus, et sain teiega kaasa mõelda terve ralli nädalavahetuse vältel. See eristas teid selgelt teistest ralli podcastides ning ausatades pani mind ka oluliselt rohkem teid jälgima ja kuulama. Tänavune formaat on selles mõttes kuidagi killustatum ja ei teki enam sama tunnet. Loodan, et võtate seda tagasi teas usus, 6. käik on endiselt väga hea podcast ning just seetõttu tundus oluline oma mõtteid teiega jagada. Nii, et kes see kirjutas meile? Raido. Väga hästi Raido kokku võetud ja ma olen ülinõus sellega ja mida ma ka tegelikult nagu varasemate aastate jooksul väga palju olen kuulnud, ongi just see, et tegelikult see päeva lõpu kokkuvõte ongi just see koht, kus arutada, kus emotsioonid on värsked. Et kui meie seda saadet praegu alustasime, me olime natukene nagu olukorras, et millest me nüüd räägime või kuidas me nagu, millest me räägime, teame ikka, millest me räägime, et kuidas me selle nüüd formuleerime, et me oleme nagu aastaid teinud seda ühte moodi, kus me võtame päeva kokku, aga kas me võtame päevad kokku või ühesõnaga seda infot on ju nii palju, see ralli on nii pikk, et see ei ole lihtsalt üks ma ei tea, paaritunnine F1 etapp, kus kõik jääb korraga ära, davai, läbi, sisuliselt, et ma olen nõus, see arutelu kohta on just minu meelest ka seal äge, et mida me oleme siiani teha saanud ja just see vahetu täpselt päev lõpeb. Laeme oma emotsioonid siin mikrofoni ees välja ja arutame asju, et ega me ju, mina ei ütle, et ma mingi ekspert ja spetsialist olen, ma siin arutlen kõigi teiega koos kõva häälega lihtsalt ja seda mulle meeldib teha. Jaa, nii ta on, lobitöö jätkub ja kirju sarnasel teemal veel jätkub. Et mis on hea, et kirju on palju tulnud, järelikult kuulatakse. Nii, Andres kirjutab, rallihuviline aastast 1982. Mits maha. Absoluutselt. Nii, tere. Oti puudumisel ei ole kahjuks kõrges mängus omadele kaasa elada, aga see ei muuda ralli jälgimist ja teistele kaasa elamist. Ralli 1 hoian pööjalt Solbergile, aga Gogele, Sessile ja Formole. Kulude kokkuööl võiks jätta Ruusi parem kodumaale ja selle asemel teha 3 saadet enne rallit, reede õhtul ja pärast rallit, kui 4 ei saa. Ma selle viimase lause esimese poolega ei ole nõus. See, et Ruus tahab ikka minna välismaale. Muidugi, tegelikult on kihvt olla seal. Ei, ma kujutan ette, muidugi. Ja Rootsi rallil ongi minek. Vaata, tegelikult eriti lahe minu meelest oli see, kui ikkagi me saime videoformaadis veel teha. Ja siis sa said nagu, et me kuuleme su häält ja seda emotsiooni, mis koha peal on, aga kui me näeme ka pildina seal seda, mitte
mul mitte, et mul su nägu kogu aeg vaja vaadata. seal käib ju see kõmisemine taustal. David Evans jälle räägib midagi. Service parki saad näidata, saad asju seal meile näidata. Et see oli kõige lahedam formaat, aga loomulikult kõike head ka alati ei saa, aga pürgime selle poole, et me ikkagi saaksime tagasi. Nii et... Rootsis ma on kohal. No super, väga hea. Loodame siis, et selle arvelt üks saade nüüd ei tule. ei vasta, ei. See oli nali. Aga ja ma lisan selle, et mul läks tegelikult meelest ära, mis ma lisada tahtsin. Jah, vahet jälle, lähme edasi. No 48 minutit on käinud, hakkad esima. Nii, paar kirja veel. Marden, hei, eks see pahedest lahtisaamine on alatuks keeruline ülesanne. Eile õhtul sai peale rallipäeva lõppu, see oli siis laupäevane kiri, laupäeva hommikul saadetud kiri õigemini. Ehk siis eile õhtul sai peale rallipäeva lõppu tükk aega uut saadet oodatud, enne kui möönus, et saada ennast pühapäeval. Mõistsin, et ma ei ole mitte ainult Oti fänn, vaid eelkõige rallispordi fänn. Võib-olla oli rallit isegi pisut lihtsam jälgida, kuna Oti ei olnud, jäid juuksekarvid halliks minemata. Vot, ja see on ülihea kommentaar, mida ma sekundeerin täiega. Nagu mul nagu väga tahaks Otti näha, loomulikult. Aga kuidagi nagu, oli jah vist lihtsam vaadata. et ei olnud kogu aeg see, et nagu see ajas närvi, kui see Hyundai ei liikunud, vaata. Kui Neville paneb offi, formaal ka tempot üle, fine, tule võtta oma punktid, aga kui Ott ei liikunud, siis see ajas nagu närvi. Ja see on nagu, ma tahan meelelahutust, ma tahan meelelahutust saada, aga kurat, ma lähen jälle närvi, kui see auto ei liigu. Et selles mõttes oli nagu hea rahulik jälgida, et sekundeerin. Ja ma loen ta viimase lausega ette, sellel ma kõrtan 2 käega alla. Kaspar Ruus rallidele ja Eigo ja Roland saatesse. Selle lause algus mulle meeldis. Mulle ka sobib, ma ei viitsi käia seal. Nii, paar kirja veel. Janek kirjutab. Umbes samamoodi. Tere, mina küll ootaks igapäevast kokkuvõtet Delfil ju pappi küll. Ja mida rallit, no nii mega. Oliver on uus Ott, kus vend alles kütab. Nii et selline tagaside. Jaa, väga vahva. Väga tore, et kirjutasite. Oota, midagi oli veel või see oli viimane või? Meil on 2 kirja veel. Ja üks on ka küsimusega. Heiki kirjutas uuesti meile ja saadab ka teise küsimuse, et küsib siis pildil oleva olukorra kohta. Nüüd ma Rolandile selgitan, et pildil on siis Takamoto Katsuta kaardilugeja Aaron Johnston telefonist legendi lugemus, mida teile siis 12. katsel tegi. Ja küsimus on, et kas on lubatud, nii saab ju rajalt värsket infot ja tekitab pisut nagu ebavõrdse olukorra. Selles mõttes see on lubatud jaa, aga eks siis kui kellelgi tekib, ma ei tea, vastas meeskonnal M-spordil või Hyundail tekiks mingi küsimus selles osas, siis nad saavad loomulikult oma kaebused ja pretensioonid esitada ja siis see asi läheks uurimise alla ja kindlasti oleks seda datat võimalik siis telefonist välja võtta, et kas sealt saabus midagi või ei saabunud. Aga ma arvan, et Taka ei olnud ka selles tempos võib-olla, et kellelgi mingit väga küsimusi tekiks, et las ta loeb isegi, kui tuleb mingit infot, et kui ma saan aru, võib-olla kui ralli võidu peale käiks sõita, et siis võib-olla kellelgi tekiks küsimus ja võib-olla ikkagi esitataks mingisugune nii-öelda uuriv kaebus või küsimus, et palun nüüd analüüsige see telefoni info läbi, kas tuli midagi või ei tulnud. Aga see olukord ju, ma ei tea, kas siis küsija nagu sai oma küsimusele vastuse, et miks see juhtus, et see lihtsalt läks väga kiireks selle nii-öelda gravel crew'ga või road Note Crew või mis see uus nimi on? Siin on nii-öelda kuvatõmmisest Dirtfishi postitusest, et vahetas telefoni peale katse lõpuosas üle, et ta saaks anda Katsutale kõige värskemat infot Root Note Crew'lt. Ja seal lihtsalt olukord oli see, et see läks nii kiireks enne katset, et Road Note Crew siis saadab pildid legendist muudatustega, siis katse pinnase olus, et kus on jää, kus on lumi ja see ei olnud lihtsalt aega seda kirjutada täies mahus vihikus ümber ja siis mingist hetkest siis Aaron luges telefonist edasi seda infot, mis siis talle oli saadetud. Kas sinul oli nii, et ühel hetkel oli paremal käel, ütleme paremalt poolt oli telefon käes? Ei ole vist kunagi juhtunud. Ei ole jah, ei. Et ühesõnaga ei ole vaja olnud lihtsalt. Ei ole olnud vaja. Ja viimane küsimus, siin puudutab rallika ajastust. Ivo kirjutab, tere, võrdes eelmise aastaga ralli kajastamine kukkunud oluliselt. Miks see nii on? Jah, Otti sõida, kuid kas poleks mõttekam vaadata juba järgmist hooaega, kui minnaks üle ralli kaldkriips WRC2 masinatele ja seal kategoorias on viimastel aastatel ju põnevust jagunud küll, aga lisaks on seal klassis võitlemas mitmeid kiireid eestlasi ja kindlasti on palju neid, kes tunnevad huviga nende käekäigu vastu. Lisaks annab see võimalus tutvustada järgmiseks hooajaks kiireid Rally2 võistlejaid ja tänavuse aasta jooksul üles kerkinud üllatajaid, kes võiks järgmisel hooajal olla tegijad.
Oti taandumise järel selline kajastuse vähendamine tundub uskumatu. Ma ütleks nii palju, et jah, meil on nüüd 2 saadet ja meil ei ilmunud nüüd ralli ajal neid päevakommentaare enam. Aga ma tahaks öelda, et muidu on meil isest kajastus olnud tegelikult suhteliselt sarnane. Aga miks päevakommentaari pole? Vot, nüüd ma rääkisin ise ennast sisse. Oleks võinud ju teha jälle. Nii et siis tuleb ikkagi Rootsis, ma saan aru, et siis sa oled koha peal. Siis saab ka jälle tulema. Tuleb ka päevakommentaar, ma eeldan. Ja, siis see on nii-öelda vana hea rütmi saab sisse, pikad päevad saab kirjutada. Nii et mida ma oskan öelda, ülitore on nagu lugeda seda teie toetust. Jaa, absoluutselt. Et ikkagi ootate meid tagasi 4 saatega. Ja mida me saame rohkem teha? Täpselt, peale kõiki neid aastaid. Ma ise olen juba enda jutust väsinud. Et mis me teha saame? No, tulistame edasi ja andke teada meile kõik mõtted, mis teil on ja mida rohkem kaasatust kuulajatelt tuleb. Seda suurem võimalus on ka meil ikkagi see idee maha müüa ja ma ütlen, never say never, võib-olla me oleme ühel hetkel 4 saatega tagasi. Kunagi ei oska öelda. Kes teab, jah, siin me lihtsalt ei saa ega julge midagi välja lubada. Ei, me ei luba loomulikult midagi, et vaatame kõike jooksvalt, kuidas mis läheb. Ja. Aga see on väga positiivne, et oodatakse ikka tagasi ja mis puudutab seda uue aasta, ütleme, kajastus, siis kindlasti seda saab teha, ütleme niimoodi põhjalikumalt aasta jooksul, kui hakkab ka reaalselt, ütleme, avalikult rohkem asju paika loksuma. Et kes kus sõidab, kes millega sõidab, kes üldse edasi sõidab, et siis teab lihtsalt ka rohkem seda nii-öelda 27 aasta koosseisu. Tead, kuidas saab 4 saadet tagasi või? No. Kui nendest kuulajatest nüüd keegi on, ma ei tea, mingi ettevõtte juht või omanik, et siis alati meil on vaja siis saate kõllile vaata sponsor panna. ja siis ongi lihtne. Siis katame need 2 saate kulud siia ära ja oleme tagasi 4 saatega. Nii et Serderiidis olabiks. Jah, et me peame ise müüki tegema hakkama, vaata. Nii ta käib. Nii ta käib, nii et kes tahab, andke teada. 6kaik@delfi.ee. Just, see on õige aadress. Nii, aga mis meil on? 55 minutit täis, rallist on räägitud. Jällegi, kindlasti midagi siin paari päeva jooksul nüüd ütleme ära fikseerimata, mida oleks võinud ära fikseerida. Aga hetkel selle emotsiooni pealt tuli niimoodi. Jaa, me peame ka siin natuke kohanema, et see on natuke teine formaat, nagu räägitud on. Aga ma arvan, et me võime ka kiiresti paari sõnaga järgmisest etapist juba ka rääkida, sest tegelikult tuleb ju äärmiselt põnev etapp. Ja äärmiselt kohe tuleb juba 12-15 veebruar. Täpselt. Ja suures klassist on siis Hyundai Rally 1 autos istumas Esa-Pekka Lappi, kes on 2000, mis ütle mulle, 22 võitja või? 23? 24 võitja. Kurat, 4 juba. Ta võitis... Issand jumal. 24 jah, siis kui ma käisin seal. Vot, ärge minu juttu siis uskuge, ma vajan mingit jama. Kontrollige üle alati. Alati kontrollige üle, mis mina räägin. Vot ei oskagi öelda, kas Esa-Pekka võib olla näljane või? Kindlasti on näljane. Et, ma arvan, ta on selle puhul, ma arvan, mis tal tegelikult hea on, see, et ta saab ka rahusaama seda Soome sarja edasi sõita. Ehk siis ta saab, ma arvan, ka võib-olla suhteliselt pingevabalt seda rallit. Ja miks, kui sa nüüd ütled, et see oli 24 aasta võit, siis võib-olla ikkagi me saame panustada selle peale, et see Hyundai, no ütleme tervikuna siis eelmine aasta see auto võib-olla kõikides oludes ei sõitnud hästi, on ju, aga talvel ta sõitis hästi. Me võime eeldada, et see auto vähemalt Esa-Pekka Lappi käes võiks siis hästi sõita. Formo on minu arvust ka lumel isest nagu Formo on lumel päris hea, jah. Ja ma arvan, eriti pärast sellist Montet sai ikkagi autotunnetust päris hästi. Jaa. Ta ütleb, ujus nii palju. Jah, muidugi, seal lund on ju palju. Ja ütlesi me näeme, mida tähendab MM-sarjas teepuhastajana, MM-sarja liidrina alustav Oliver Solberg. Ja me näeme ka seda, kas hakkab mingi pinge võib-olla Solbergil tekkima siin kogu sellest meediast, et ilmselt me saame sellest lugeda, et kas on uus maailmameister tulemas seast ja küll ta ka ise neid artikleid hakkab lugema. Et vaatame, kas mees peab pingel vastu või ei pea. Võib-olla peab väga hästi, aga võib-olla ei pea. Ja mida mina veel ootan, ütleme, kui puhtalt Rally 1 rääkida, on see, et kas Evans samamoodi ikkagi paugutab edasi nendel vajalikel hetkedel. Jaa, just. Ja tegelikult veel kolmas asi, mis on ju väga huvitav nüüd jälgida, on see, et Sebastian Ogier ei tee Rootsit kaasa, on ju? Ei tee. Ja tegelikult see, et ta ei võtnud siit maksimumpunkte Montest, ikkagi tiitli peale sõit läks juba pärast esimest etappi väga palju keerulisemaks. Läks küll. Sest me teame, mis seisus eelmine aasta vastu mindi, on ju. Ikkagi me lugesime üksikuid punkte seal.
Oli küll, jah. Et iga punkt ka Montest, mis ei võtmata, on nagu suure hoobiga ja kui ta isegi ütleb, et tiitel ei ole eesmärk, siis me teame, et küll ta ikka on. Ja nii lihtsalt on. Ja eestlastest Rootsis taas stardis Romet Jürgenson, Siim Oja. Neile elame kindlasti kaasa, jälgime nende tegemisi ja ka seal see konkurents on kõva. Siin on järjest Roope Korhonen, Mikko Heikkila, Lauri Joona, Teemu Suninen, Mille Johansson, Tuukka Kaupinen. Valus konkurents. Vana FIA rallistaarist Taylor Kill. Ja siin edasi tulevad veel, aga juba see Soome armada on kõva. See on raju. See on, ütleme, kui seal suudad vaata võidu sõita. Mida ma muidugi tegelikult isegi arvan, et Romet suudab, sest ikkagi lume peal temagi väga palju sõitnud. Ja see, et ta just saabki autost, tuleb välja, ta sisuliselt istub kohe siin autosse tagasi. Ta läheb Rootsi testi, et on selles rütmis sees ja võib-olla tema eelis ongi nüüd see, et see teine sats, see Soome sats ei istunud Montes autos, et tal on see eelis olemas, et ta tuli ühelt MM-rallit ja läheb teisele. Ja MM-rallit, kus lund jagus. Just, ja lisaks veel ka ju Martin Sesks on ralli 1 autoga. Ja, õigus. Tema ju on vahepeal õigeti välja 7 rallit teeb. Just. Et seda on ka põnev veelgi ühesõnaga. Saab olema ülipõnev ralli jälle, mulle tundub. Ja Katsuta muidugi tahab minna võitu võtma mõttes. Ta on ju ka lähedal olnud Rootsis. Jah, ta on seal kiire, pole küsimustki. Ehk siis ühesõnaga ma tunnen nii, et ma võib-olla täna nüüd õhtul puhkaks rallist, aga ütleme umbes teisipäeval ma võiks jälle vaatama. Aga ma mõtlesin, et teisipäeval läheks istuks kell 6 juba laeva peale ja läheks Rootsi. Sinna Lennokiga, seal peab veel Uumesse jõudma. Ja. Vot, aga ma arvan, selline seekordne saade oli selline, see seekordne 2026 hooaja avang üldse oli. Väga kihvt, ütleks. Tõmbas käima küll. Absoluutselt tõmbas ikkagi. Tahaks juba, ma räägin, tahaks juba teisipäeval hakata siis Rootsi rallit kajastama. Vaatame. Nii, aga jah, ma arvan selleks kas kõik, et aitäh kõigile kuulamast, aitäh tagasisideest, väga tore, väga huvitav oli lugeda ja rääkida nendel teemadel ja vahepealsel ajal nii. Siis kui nüüd enne Rootsit, siis pange meile siis oma Rootsi mõtteid kirja, et arutleme siis niipidi, et saatke oma mõtted juba meile enne esimest saadet ära. Jääst tavaliselt hakkab ju tulema, ütleme, alates saatest hakkab küsimusi tulema. Et kindlasti hea meelega arutaks teiega koos ikkagi edasi ja saatke kõik küsimused, mõtted, kõik jutud Rootsiga seoses meile juba praegu teel ära. Kohe praegu, kui te kuulate, muidu läheb meelest ära ja siis juba Rootsi eelsel saatel hakkame arutama ja rääkima. Ja seniks kõik head. Kõik head. Kuues käik.